Hommikust, täna on 2. veebruar ja neljapäevane päev ja täna ma näitan teile oma päeva, et mida ma teen. Ajan niisama juttu ja vaatame kuidas see päev kulgeb. Näitan teile hommikust kuni õhtuni kõik oma toimetused ja tegemised ära ja siis saate minuga koos päeva veeta. Ärkasin 6:30. Esimese asjana ma tulen kohe vannituppa, teen oma ilutoimetused ära, kaalun ennast ja lähen kohvi tegema. See on nagu kõige olulisem asi, kohvi. Esimene asi kohe. Ärge pange tähele, mul on ilusad rohelised silmaalused. Aga nüüd kohvile siis. Kohvi on kõige olulisem osa mu päevast. Reaalselt ma ilma kohvita ei kavatsegi ärgata või oma päeva alustada. Mul on selline väike käpamasin. Ja hetkel see ajab asja täitsa ära. Minge kindlasti ma muretseme endale võib-olla sellise suurema masina. Aga see suur masin võtab ka palju ruumi. Ja hetkel ei taha seda ruumi siin ohverdada kohvimasinale. Ehk siis sellest käpamasinast tuleb ülihea kohv. Ma panen lihtsalt kohvi jube, jahvatame ära. Mul on hetkel sellised Segafredo või mis need on. Ja Segafredo omad. See ei ole kõige kangem. See on vist selline medium röst. Ja jahvatan lihtsalt kohviload ära. See kohv mul siin valmib siis. Ma ei jõua ära oodata lihtsalt. Mul alati, isegi kui ma hommikul ärkan tühja kõhuga, siis ma tahan esimese asjana kohvi, mitte süüa. Süüa tahan kuskil võib-olla tunni pärast või poole tunni pärast. Aga jah, kohv on kõige olulisem. Nii ma võtsin oma rakuuni maskid silma alt ära, käisin nagu mingi Shrek ringi. Silmaalused on ilusti niisutatud ja nüüd ma võtan oma silmakreemi. Silmakreem on siis Kiili oma. Seda soovitas mulle kusjuures Lilian Rannu. Aitäh Lilian sulle soovituse eest. See on selline avokaadoga hästi ka niisutav silmakreem, sest ma ei ole enam 20 ja teatud vanuses on oluline, et sa niisutaksid oma nahka rohkem kui tavaliselt. Tegelikult ma praegu mõtlen, et ma oleks võinud juba varem, ütleme, see on mingi 20. alguses tegeleda veits naha niisutamisega rohkem, aga kui mul väiksed kortsud või sellised asjad mul õnneks tekkisid alles, ütleme, mingi 30 või natuke peale, siis ma avastasin, et enne 30. eluaastast mul ei olnud mitte ühtegi kortsu, selles mõttes mõnedel tulevad kortsud juba varem, et mul on nagu isegi hästi. Et ma ei ole nagu hullult kortsus, kuigi ma olen 34, sest ma olen ikkagi, ütleme see elustiil ja kõik ka, et ma ei ole, ma ei tee midagi sellist, et oma nahka kahjustada. Ja nüüd ma ka tublisti suvel kasutan päikesekaitset. Enam ei ole minu jaoks oluline olla kogu aeg hästi pruun, nagu kohepeal oli see mingi trend, kõik tahtsid olla nagu grillkanad. Istuti solaariumis, päevitati ilma päikesekaitseta, et jumala eest jääks liiga valge. Ja olen kunagi ka seda viga teinud, täiega kahetsen, sest see rikub su nahka ja see ei anna kohe tunda, aga kui sa oled ikka mingi 40-50, siis kõik, mida sa noorena teinud oled oma naha kahjuks, need asjad löövad sul välja näos. Ja kes kuidas soovib, selles mõttes mina nagu soovin jääda ikkagi nooruslikuks ja selliseks, et on näha, et ma hoolitsen enda välimuse eest. Ma ei kavatse mitte kunagi lihtsalt ära vajuda.
ja see on minu jaoks oluline, see tekitab minus hea enesetunde ja olgem ausad, enesekindlad inimesed, kes näevad head välja, kes hoolitsevad oma välimuse eest, need tihtipeale on ka elus edukamad. Ja üks asi on see, et sa hoolitsed oma välimuse eest, et teine asi on see, et sa tunned ennast hästi. Ja kui sul on enesekindlust, siis sa julged palju rohkem riske võtta vastu, sa julged palju rohkem teha ja see viibki sind lõpuks selle eduni ka. Ja sellepärast ongi kogu see tervislik toitumine ja liikumine väga olulised inimese jaoks, mitte ainult mingi kaalu või vormi, ma ei tea, mis iganes jaoks, vaid ongi selle jaoks, et sa oleksid terve, enesekindel ja tugev inimene ka vanemas eas. Ja see viib sind elus lihtsalt tõesti palju kaugemale kui see, et sa ei hoolitse oma välimuse eest ja lased lihtsalt endal hääbuda. Enne kui ma hakkan hommikust sööma, siis ma võtan endale lihtsalt oma aja, istun, joon kohvi, vaatan mingeid asju arvutis, vaatan oma päevaplaani, lihtsalt olen natuke oma mõtetega ja naudin oma kohvi, siis hommikust kohvi. Hommikusöögi tegemiseks panen panni tööle, piserdan hästi natukene oliiviõli peale pannile. Ja kartul on mul tegelikult eile õhtul juba valmis kaalutud, et ma ei pea seda üle kaaluma. Tükeldan selle kartuli siia pannile. Lihtsalt sellised õhukesed viilud. Kui ma selle kartuli olen ära tükeldanud, siis ma tahan seda natuke maitsestada. Mul on siin kõik sellised naturaalsed maitseained, mis ei sisalda lisatud suhkrut või soola. On see terava eestlase kana maitseaine ja siis siin on mingid Santa Maria maitseained ka. Ürdiaia ja mingi küüslaugu ürdisoola või selline asi. Ja siis ma lihtsalt panen kartulitele natuke peale seda maitseainet. Panen kuumust veits juurde, et krõbedamaks läheks. Ja seejärel köögikaal ei hakka tööle millegi pärast. No, eile just vahetasin kusjuures patareid ära. Hakkas tööle. Ja nüüd kaalun munavalge ära. Seda ikka läheb, sest minu proteiinivajadus on ilmselt suurem kui inimesel, kes ei valmistu võistlusteks või kes ei treeni intensiivselt. Et sellepärast te näete ka, et need fitness inimesed tarbivad palju munavalget või üldse proteiini, mis tegelikult on ikkagi nende jaoks ka paika pandud kogused. Päris nii ei ole, et mõeldamatult tarbitakse seda proteiini, et kõik on kontrolli all ja kui sa oled intensiivne treenija ja sa oled fitness-sportlane, siis see proteiin kulub sul väga hästi ära ja see ei tekita sulle mitte mingid jamasid, et need müüdid, ma arvan, juba ammu ümber lükatud, et proteiin kuidagi kahjustab. Muidugi võib kahjustada, kui sa liiga palju tarbid, aga sellepärast ongi nagu kõik need asjad peavad paigas olema. Kui sul on hea treener, näiteks kui sa oled ka fitnessiks ettevalmistus sportlane või üldse nagu jagad nendest asjadest, siis sa nagu oskad seda proteiini nii tarbida ka, et
et seda liiga palju ei tarbiks. Ja samamoodi on süsivesikud rasvad, mitte midagi ei tohi liiga palju tarbida. Et kõigil on omad kogused, mis on individuaalne, sellepärast ei tasu kunagi kedagi kopeerida ka. Ja sellepärast ma ei taha ka praegu võistlusdieedi ajal väga täpselt avaldada oma mingeid makrosid ja kalaraasi, sellepärast et inimesed võivad olla kergesti mõjutatavad. Mina kunagi olin ka näiteks nooremana võib-olla. Ja siis, kui ma ei teadnud sellest fitnessist nii palju ja mõni võib-olla hakkab kopeerima ja talle tegelikult üldse ei sobi ja ta võib endale sellega üldse kahju teha, kui ta kopeerib kellegi teise numbreid. Pigem lihtsalt jagan inspiratsiooni ja ideid võib-olla ja et mida süüa ja niimoodi, ja seda teadlikkust suurendan fitnessi osas. Aga ma ei taha et keegi mind kopeeriks. Igatahes ma selle munavalge maitsestasin ära, panin natuke vett, et oleks nagu rohkem volüümi ka. Ja siis pannile kartulite peale ja nüüd ma panen muna. Igaks juhuks kaalun ka üle enne. Ma kasutan keskmises suuruses muna, et ei ole need kõige väiksemad S-id ega ei ole ka need L-suuruses. Et see on täpselt minu jaoks nagu selline paraja kaaluga need munad. Ja siis ma varan need munad ka siia peale. Maitsainet ma mõtlen, kas ma lisan veel või ei lisa. Võib-olla pipart panen, täiesti tavalist pipart veel natukene. Dieedi ajal on huvitav see, et kui ma muidu üldse maitsestan eriti oma toita, siis dieedi ajal maitsestan palju rohkem. Muidugi nende maitsainetega, mis lisada suhkrut ega soola. Sest toit on ikkagi, ta on ühekülgsem natukene ja tahaks sellist maitset rohkem saada. Ja nüüd, kui mul see asi siin pannil küpseb, seni ma hakkan tegema vaikselt ka mehele hommikusööki, siis tema käib hommikuti trennis, et kui ta tuleb, et siis tal on selline mõnus puder olemas. Näitan lähemalt ka. Panen kaane peale, et siis see munavalge küpseb paremini ära. Jätan lihtsalt siia kaane alla mõneks ajaks. Panen kuumusega natuke madalamaks, et päris ära ei kõrbeks. No vaadake seda hommikusööki. No mis nii elul viga? Kastmeks ongi see vedel muna kollane. Ja ma ei tea, ma ei kurda. Ma üldse ei kurda, elu on ilus. Vaadake nüüd seda. Ma saan selle kõik ära süüa, teile taldrik on täis. Sõin hommikusöögi ära. Ja nüüd ma harjutan veits poseerimist. Kuskil võib-olla, ma ei tea, pool tundi ja siis ma teen mõned tööasjad ära ja siis lähen ripsme hooldusesse. Ütleme nii, et selle poseerimisega juba natuke läheb kergemaks. Hakkan saama neid nippe rohkem kätte. Ja väga palju on veel harjutada. Et see on nagu ulme mõelda, kui palju on vaja harjutada. Tegelikult ma tahan, et mul oleks rohkem aega harjutada. Aga praegu annab endast nii palju, kui saab ja 2 kuud on aega, et 2 kuuga ikka tegelikult 2 kuuga peaks saama tegelikult ikka suhteliselt midagi ikka selgeks, et eks see on aastate pikkune protsess, et saada selles väga heaks, eriti kui ei ole sellist loomulikku annet, et liikuda ja olla selline seksikiisu. Aga küll saame hakkama. Ma väga tööasju teha ei jõudnudki, aga ma jõudsin vähemalt poseerimist natuke harjutada, saatsin treenerile ka video ära ja tulen tagasi ripsmetes, seal kaua ei lähe, siis ma söön lõuna, lähen trenni, enne seda võib-olla ma jõuan tähtsamad asjad ära teha, ma tahtsin tegelikult ühed pakid posti ära viia ja teie kollageenid ja siis mingid fitplannerid ja asjad, mis on tellitud. Ja siis ma lähengi trenni, aga siis pärast näeme. Ripsmetes on käidud ja ripsmed jälle väga ilusad, alati rahul. Aga nüüd koju vaja teha igasugu asju
lõunat süüa mingi hetk ja siis trenni. Ripsmõttes on ju sai käidud ja siis ma käisin ikkagi Betsitis ja poes ka. Mul tuli meelde, mul on mingeid asju ja et Kiisule siis ostsin ka natukene uusi asju. Konservi, uued toidunõud ja kraapimisalused, sest neid tal ikka kulub. 45 € nagu naksti läinud Betsitis. Aga noh, vahepeal peab ostma selliseid asju ka. Silveris käisin ka kiiresti, mul oli vaja paari asja. Tomatit, kurki, bataati, tavalist kartulit, porgandit, salatit ja siis värska mineraalvett ka ja Snickers on Kasparile, mitte mulle. Mina saan seda süüa peale dieeti. Aga jah, selline väike poeskäik oli ka. Aga nüüd on aeg lõunat süüa ja lõunaks on mul kanariis, paprika ja kreekapähklid. Selle ma preppisin üks päev valmis. Nii mugav, lihtsalt võtan külmkapist ja soojendan ära. Nii, ilusti karbis olemas, nagu näha. Niimoodi mul on lõunasöök üles soojendatud. Siin ta on. Mul pidin telefoni laadima panema juhtme külge, sest ma olen täna nii palju telefoni juba kasutanud, et juba hakkab tühjaks saama. Aga mul on siin kana ja riis, kreekapähklid ja siis, kui ma nüüd selle ära söön, siis ma pakin need asjad kokku, mis mul vaja posti viia, pakin trenni asjad kokku, siis Fitblenderid, kollageenid ära ja teele läheb ka üks Barbellsi kinkekott. See on siis ühele tublile challenge'i osalejale, et ma aeg-ajalt selle loosin välja siis erinevaid auhindu koostööpartneritelt ja see pakike siis läheb ka ühele tublile naisele varsti teele. Aga lähme teeme ühe mõnusa jalatrenni ka. Ei jõua ära oodata. Praegu dieedi ajal on kõik need trennid on sellised, et kunagi ei tea, et lähed küll võib-olla mingi mega energiliselt või vastupidi lähed mega uimaselt ja siis kuidagi trenni ajal, kas sul tuleb energiat või sul kaob energia ära, sa kunagi ei tea. Vaatame, mis mind täna ees ootab. Panin juba trenniriided selga ära, et kaua ei peaks riietusruumis aega veetma, saaks kohe trennimine tegema. Alguses mul on soojendus 15 minutit ellipsil, siis tuleb trenn, ma ei mäleta, kas mul on äkki 6 harjutust seal, midagi sellist. Ja siis on 10 minutit kardio ja siis ma teen veits samme ka. Et tuleb selline päris pikk aeg seal trennisaalis veeta. Trennis on käidud, kõht on väga tühi, tegin ilusti kõik ära, mis vaja. Trenn oli selline nii ja naa, ei olnud võib-olla super energiapäev, samas ei ole ka kõige hullem päev täna, et on olnud ka selliseid päevi, kus on see energiatase ikka kõvasti madalam. Et täna oli enam-vähem, lihtsalt kuidagi selline, ma ei oskagi öelda. Oli veits uimal olla.
aga muidu sai kõik ilusti tehtud ja no muud võimalust ei ole, mis ma siis teen, jätan minemata. Ma ei saa seda endale lubada. Peale trenni on mul toidukord tavaliselt alati kõige sellisem toekam ja kaloririkkam, sest peale trenni ma tunnen, et ma vajan rohkem energiat ka ja ma vajan rohkem toitu. Seega ma teengi siis riisiputru ja ma maitsestasin seda. Mul on üks piparpulli maitseaine, mis on jäänud jõuludest ja see on nii hea, see sobib igale poole magusasse toitu minu arust. Ja siis ma ikka aeg-ajalt maitsestan sellega kas pannkooke või putrusid. Siin on siis riisihelbed ja pudru sisse läheb veel cookies and cream, küpsisekreemi munavalge pulbrit. Ma telin seda Amazonist, Saksa Amazonist, amazon.ee. See on sobilik neile, kes piimatooted ei saa tarbida, näiteks piimavalgu pulbrit ja lihtsalt, kes tahab saada lisaks proteiini siis mingi magusa lisandi näol. Et muidugi ei pea tarbima neid pulbreid, aga lihtsalt mina panen seda munavalge asemel, see on põhimõtteliselt ju munavalge lihtsalt pulbri kujul ja lisatud siis natukene mingeid magusaineid, et magusamaks teha. Ja siis ma panen ka India pähklikreemi peale korralikult. Siit ma saan kasulikke rasvu. Et ongi selline ilus ja hea tasakaalus puder siit tulemas. Ja muidugi ma teen endale kohvi ka, sellepärast et kohvinälg on mul väga suur. Olenevalt päevast ma joon võib-olla isegi 3-4 tassi, aga täna mul ei ole olnud nagu nii madala energiapäev, et ma oleks nagu vajanud rohkem kohvi. Seetõttu mul tuleb täna alles teine kohvitass ja ma ei tea, ma ei usu, et ma rohkem õhtul joon. Et täna on selline enam-vähem hea päev. Vahepeal on selline tunne, et kogu aeg oleks vaja ennast kohviga turgutada. Kui tunnen, et nagu vererõhk on natuke madalam või midagi sellist. Aga täna kõige hullem ei ole, et saab hakkama. Kaua oodatud kohv ja puder. See on kõik, mis ma praegu vajan. Head isu mulle. Ja nüüd ma hakkan tööd tegema ja teen kuni õhtusöögini tööd, teen toitumiskavasid ja mul on päris palju asju meilidele vaja vastata. Et näeme siis hiljem. Ma olin vahepeal väga tubli, tegin päris mitu toitumiskava, vastasin mõnele kirjale, andsin ühed Fitplannerid üle. Et päris produktiivsed tunnid olid ja nüüd on siis viimane toidukord, õhtusöök. Ja õhtusöögiks on hakkliha, tatrahelbed nagu pudruna ja köögiviljad, kurk ja oliiviõli. Ikka fitness, ega siin muud varianti ei ole. Aga ma ei tea, mulle maitseb see toit, sest see on hea ja mul on hea olla peale selle söömist. See ei ole raske ja see aitab mul saada loodetavasti väga heasse vormi aprillikuuks, siis kui võistlused on. Nii et ma olen pigem nagu väga tänulik ja õnnelik, et ma saan süüa head tasakaalustatud toitu. Ja ma ei nälgi selles mõttes. Praegu veel mitte vähemalt. Et ma saan tegelikult päris okeilt süüa. Muidugi võiks rohkem süüa, sest trennid on rasked ja energiat kulub palju ja aga on mis on. Ja et niigi on. Ise valisin selle. Teeb ära selle asja siis. Ja ma maitsestan ka natukene. Ma panen mingit ürdiaia segu ja mul on siin mingi ürdisool. Selle prepi ajal ma tunnen, et ma tahan kohe rohkem maitsestada toitu. Et oleks maitsvam ja nauditavam. Õhtusöök on serveeritud. Täiega hea näeb välja. On ju? Ja mul on isegi selline maiuspala siin. See on see no sugar jäätee. 100 grammi annab ainult 2 kalorit ja see on suhteliselt hea maitsega kusjuures.
tahtsin jääd ka panna sisse, aga avastasin, et jääd ei ole. Aga jah, selline mu elu siis on. Head isu! Aga väga tore, et te jälgisite minu tegemisi tänasel päeval. Ja eks mul need päevad kõik ühesugused ei ole, et täna oli pigem selline rahulikum päev. Vahest on ka päevi, kus mul reaalselt ei olegi aega midagi filmida ega teha, sest ega see võtab ikka korralikult aega, kui kogu aeg panna filmima ja mõelda läbi kõik need asjad. Et ma tegelikult teadlikult valisingi sellise rahulikuma päeva, kus mul on kergem näidata lihtsalt ja rääkida teiega. Loodan, et teile meeldis. Tegin väga lihtsa oma versiooni. Ma seda YouTube'i ei teegi nii professionaalselt, et see on mul lihtsalt täiesti hobi ja võib-olla kunagi ma hakkan tegema ka professionaalsemaid videosid. Praegu ma lihtsalt teen sellised koduses variandis versiooni nii-öelda. Aga järgmisel korral ma räägin teile ka rohkem oma bikiini fitnessi progressist. Võib-olla jagan ka pilte juba ja midagi. Et keda see teema ka huvitab, siis järgmine video ongi rohkem sellele suunatud. Täna te lihtsalt nägite siis mingit osa minu päevast. Ja järgmine kord räägin rohkem siis sellest suurest asjast, mis on minu jaoks praegu ikkagi kõige tähtsam asi selles mõttes, et mu elu ikkagi keerleb selle ümber. Kõik, mis ma teen, käib ikkagi selle ümber, et trennid, poseerimine, toitumine oleks paigas ja siis vaatan ülejäänud asjad. Et nii lihtsalt on, et see päev on selle järgi setitud. Aga aitäh kõigile, ma sõin ära, ma nüüd lihtsalt natukene teen oma asju arvutis, mõned tööasjad kindlasti ja ilmselt lähengi kuskil 11 ajal juba magama ära. Homme on uus päev, uued tegemised ja olge tublid. Tšau, järgmise korrani.